täna on väga selline Reneede tunne tuleb peale, et valgus on vale. Valgus on alati vale, et tihti on selliseid riike, mis on nagu teiste riikide moodi, teiste paikade moodi, aga alati, mis nagu näitab, mis on tõde, on valgus. Valgus on see, mis näitab tõtt. Kui ma olin näiteks Buenos Aireses, ma ütlesin seal tänaval, siis on nagu Barcelona Eixample, eks ju, täiesti nagu Barcelona tunne tuli peale. Ja siis vaatad taevasse, sellist küll Barcelona ei ole. Aga no muidugi öössel tekkis Barcelona tunne, aga siis vaatad taevasse, et lõunaristi, sellist küll Barcelona. Vaat tähti ei näinud öössel, siis oli küll Barcelona. Ja noh, siis praegu on ka nagu täiesti Pyreneede tunne, täpselt sama, aga valgus on vale. Valgus on palju tuhmim ja tumedam ja pimedam ja valgus on vale, kõik muu on sama. Mägesi ka pole, aga noh, mägesi sa kogu aeg jüllita seal niikuinii. Nii, aga siis, millest ma tahtsin rääkida? Tahtsin rääkida just ühest Pyreneede fenomenist. Ma mäletan, hommikul istusin Puigcerdás, eks ju, läksin sinna peaväljakule, mis seal on, ja istusin ühte kohvikusse, terrassil on loomulikult, et seda arhitektuuri mätleda, mis seal on ja kõike. Maha ja minu ümber oli teisi inimesi ka seal terrassil ja vaatasin, et kahes lauas pandi rahulikult suitsud ette. Läideti sigaretid, nagu öeldakse. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui ma teen pildi sellest terrassist ja küsin inimestega, vabandage, kas on nüüd aasta 2025 või aasta 2005, siis mitte ükski inimesest sellele küsimusele vastata ei oskaks. Noh, riided ka sarnased, kõik täpselt sama, mis 2005 inimesed kannavad, eks ju, mingid püksid ja mingi jakk, nagu mina praegu. Ja põhimõtteliselt mobiile keegi ei vaadanud liiga palju, üldse ei vaadanud tegelikult. Kõik jäid seal kohvi ja suitsetasid. Ja noh, suitsetamine on tervisele kahjulik tegevus, ma siin kindlasti ei propageeri suitsetamist, aga mis on nende hämmastunud on see, et kui ma mõtlen oma reisidele 90-ndatel, ma mõtlen 0-ndatel, siis ikkagi suitsetamist on palju. Ma olin 90-ndate lõpus, olin Amsterdami lennamas väravas ja kõik noored tüdrukud otse väravas lausa suitsetasid. Mina ei suitsetanud, aga suitsetasid ja nii oli. Ja mis nagu see suitsetamise puhul imelik on see, et praegu nagu, ütleme, on seda ikka meeletult palju vähem, praktiliselt üldse ei ole, eks ju, mõnes kohas. Ja selline asi ei saa kaduda ära niimoodi järsku. Ei saa. Et järsku on muutused ainult siis, kui on mingi ajupesu vahel. Ja kui nad on järsku ära kadunud, siis on tegemist mingi ajupesuga olnud, jah. Aga siis küsimus on, miks seal mägedes on nii nagu 2 nädalat tagasi. Mägedes on inimesed sellised, et nad ei pööra tähelepanu sellele, mis toimub mitte mägedes. Et mõtlen, kui see Kreekas oli see vabadussõda ja nad selle türklastelt ära läksid, siis see väga suurt rolli mängisid just mägedest tulnud isikud, kes seal vaprad võitlesid. Tuli kohe meelde. Ja mägede inimesed üldse nii, et okei, midagi toimub siin, vahet ei ole. Ja mul tekkis ka mägede tunnetus nii, et kui ma hästi palju käisin ju seal looduses jalutamas ja ma tean, kas ma olen Hispaanias või Prantsusmaal, eks ju. Ja siis mingi hetkel oligi tunne, et mul on täiesti savi, kas ma olen Hispaanias või Prantsusmaal, ühed väed ja kõik. Mis vahet sellel? Mis vahet minu elus on sellel, kas ma olen Hispaanias või Prantsusmaal? Mitte mingit. Ja ma arvan, et osa mingi mägede inimesed seal mingid niimoodi mõtlevadki, sest ma tean seal inimesi, kes näiteks töötavad ühes riigis, elavad teises. Meil on täiesti savi. Ja nad, kes on kogu elu elanud, on ka niikuinii ja ajavad loba 3 keeles niikuinii, nii vahet ka pole, sellest kus ka pole nüüd. Jah. Vaat. Ja siis see suitsetamine, kui ma seda vaatasin, tegi mul kuidagi hinge soojaks, ma taipasin, et inimesed lihtsalt ei allu mingi ajupesu. See näitas seda, et nad ei huvita mingi riiklik või ma ei tea, kus tuleb ajupesu, nemad elavad seal mägedes oma elu ja elavad täpselt samamoodi 2 aastat tagasi. Ja mis selle kohviku pool veel omapära oli see, et selles kohvikus oli kohvi hind kuskil 40 senti oli odav kui teistes. Et kui teistes oli 2, siis oli 1,60 või midagi sellist. Ja stabiilselt oli selline odav. See tundub väga väike summa, eks ju, aga kui mõelda, kui suur halb klient tegeb, et kõik need kohvikud on ikkagi korralikult täis, eks ju. Et ei ole niimoodi, et seal kedagi ei ole. Et seal on palju turiste ikkagi ja mitte väga palju, aga ikka üldiselt ega seal ikka inimesi käib, ütleme niimoodi. Ja
ja selles mõttes, kui ma tahan mõelda majanduslikult, siis selle kohviku omanikul oleks raudselt nagu kasulik on panna sama inimest kõrval olevatel kohvikutel, eks ju. Ja ta ei kaotaks mitte midagi, ta võidaks palju raha, eks ju. Aga ta ei tee seda, sest ta on mägede inimene. Ta ei mõtle ainult raha peale. Ta mõtleb ka muud asja peale. Ja noh, selles mõttes oli see nagu väga selline meeldiv hetk minevikust. Et mitte see suitsetamine, mitte see koffiin, või see, et noh, see, mida ta see sümboliseeris seda allumatust. Mitte allumatust isegi, vaid seda ükskõiksust. Et okei, seal kuskil pealinnas või kuskil orus tehakse midagi ja kästakse midagi teha ja me lihtsalt ei püüra selle tähelepanu. Me lihtsalt elame nii, nagu me alati elame. See oli väga võluv. Ja mis oli niimoodi, et kui ma seal lähedal istusin ja siis ma lihtsalt hingasin seda sigareti suitsunutuga sisse ja naudinguga, mida ma muidu tavaliselt ei tee, sest see ei ole. Just see, et nagu just see, mida ta sümboliseeris. Ta sümboliseeris seda, et meil on siin sama, kas on 2005 või 2025 või 1825 või mida iganes. Me elame siin mägedes. Ja see oli äge. Ja sellise suhtumisega võidetakse sõdu. Need ongi praegu, nagu ütleme, Euroopa, eks ju, võib langeda lähitulevikus üks sõtta. Ja sellise, mis suhtumisega, mis nagu allub väga rutult mingitele ajupesule, pole nagu seda patriotismi ja sellise suhtumise sõdu ei võideta. Aga olgu.